Tervist! Tänane video võib olla aeg-ajalt pisut keeruline ja nõuab kaasamõtlemist, aga ma soovitan sul kindlasti see lõpuni kuulata, sest ma luban pühalikult, et sa saad lihaste ja nende olulisuse kohta meie organismis teada nii mõndagi uut ja leiad ka vastuse küsimusele, miks ikkagi on lihased kui lihastreening mõlemad olulised. Ma loodan ka, et see video annab sulle tõuke teha oma elus muudatus ja alustada regulaarseid lihastreeninguid. Ja tegelikult oleks ka väga tore, kui sa seda videot jagaksid, sest nii aitad sa head sõnumit natukene levitada. Ja täna ma räägin lihastest ja siis ma sujuvalt, elegantselt lähen lihtsalt üle lihastreeningu peale. Vaata, asi on selles, et need kaks on omavahel lihtsalt seotud selleks, et sul oleks head lihased, on sul tarvis teha regulaarselt lihastreeningut ja tarvitada piisavas koguses valku. Seepärast need teemad tegelikult üsna palju ka kattuvad. Kui ma räägin keskmise inimesega lihastreeningust ja lihastest, siis on üllatavalt levinud arvamus, et lihastreeningu eesmärk on ennast pumbata võimalikult suureks ja võimsad lihased on kasulikud ainult selleks, et avaldada teistele muljet. Mõnikord mainitakse ära ka elukvaliteet, ehk siis see, et kui sul on tugevad lihased, siis sa jõuad paremini teha igapäevatoiminguid, näiteks tassida poekotti või loopida põllukive, aga sellega on paljude inimeste teadmised lihaste olulisusest ka lõplikud ja piirduvad. Vaata, tegelikult me oleme viimase 10–15 aasta jooksul hakanud aina enam mõistma, et meie skeletilihased mängivad meie elus ja tervises palju olulisemat rolli, kui me oleme seni arvanud. Ja tegemist ei ole mitte tuimalt ja ühepoolselt ajust tulenevaid signaale vastuvõtva massiga, mis aitab meil liikuda ja püsti seista, vaid tegelikult käitub skeletilihas meie organismis elundina, mis mõjutab ja ka suunab meie ainevahetuse ja tegelikult kogu organismi tööd laiemalt. Peamiseks viisiks, kuidas lihased ülejäänud organismiga suhtlevad, on myokiinide nimelised valgud või peptiidid, millest ehk kõige tuntum on laialdaselt just immuunsusega seostatav interleukiin 6, mis vallandub lihastes siis, kui sa oled füüsiliselt aktiivne, ehk siis teisisõnu teed sporti. See, kuidas myokiinid meie keha positiivselt mõju võtavad, on väga pikk teema ja sellest võiks teha eraldi vähemalt pooletunnise video, aga üks viis, mis võib tulla muide paljude jaoks üllatusena, on see, et treeningu käigus vabanevad myokiinid stimuleerivad ajus neurogeneesi ja närvirakkude vaheliste seoste tugevnemist või säilitamist, ehk lihtsamalt öeldes nad parandavad närvirakkude kvaliteeti, võimalik, et soodustavad uute närvirakkude teket, kuigi ses osas ei olda veel üksmeelel, ja muudavad paremaks meie mälu ja ajutööd laiemalt, mis on üheks põhjuseks, miks me näeme arvukatest teadusuuringutest, et sportimine parandab nii vaimset võimekust kui ka tervist. Myokiinide vabanemine lihastest vastusena lihastreeningule on ka üheks oluliseks ja võib-olla peamiseks põhjuseks, miks me saame tänapäeval teaduspõhiselt väita, et jõutreening vähendab paljude vähivormide tekke tõenäosust. Treeningu käigus lihasest vabanevad myokiinid sõna otseses mõttes jahivad organismis ringi liikuvaid vähirakke ja pidurdavad nende arengut ja ka hävitavad neid. See tähendab, et kui sa annad oma lihastele tööd ja oled füüsiliselt aktiivne, siis pidurdab see nii vähkkasvajate esmasteket kui ka tegelikult metastaasi. Ja nii on näiteks teada juhtumeid, kus varem füüsiliselt mitteaktiivse patsiendi teise staadiumi vähkkasvaja muutub esimeses staadiumi vähkkasvajaks, kui ta hakkab tegema regulaarset lihastreeningut. Ja ma igaks juhuks siinkohal toonitan, et mitte saavutada mingisuguse tegelase mainet, et ravimid ja arsti poolt soovitatud teraapiad on siiski põhiline, mis sind ravib ja füüsiline aktiivsus lihtsalt aitab nende ravi ja teraapia tulemust nagu parandada, aga teeb seda kusjuures väga märkimisväärsel määral. Minu arvates ei ole lisaks absoluutselt liialdus väita, et skeletilihased on sisuliselt pikaealisuse elundkond. Täpsemalt öeldes endokrinoloogiline elundkond, mis eemaldab meie organismist enamiku vabast üleliigsest glükoosist, mis on üks peamistest viisidest vähendada oluliselt ülekaalulisuse, diabeedi ja ka südamehaiguste riski.
Kõigi nende ainevahetusliku algupäraga haiguste üheks peamiseks põhjuseks on madal lihaskvaliteet või siis piisava lihasmassi puudumine. Vaata, kui sul on terved ja tugevad lihased, siis talletavad need glükoosina olulise koguse sinu organismi toiduga jõudvatest süsivesikutest. Ja on väga oluline mõista, et vereringesse jõudev glükoos on liiga suures koguses sinu kehale toksiline. Ja kui sul ei ole piisavalt lihasmassi ja su vaene maks ei suuda enam üleliigset glükoosi talletada, siis hakkab see glükoos su keha kahjustama ja selle tulemuseks on insuliiniresistentsus ja mitmed rasked kroonilised haigused. Kui sul on suured ja tugevad lihased, siis sa oled tegelikult olnud väga tubli ja see aitab su tervisele oluliselt kaasa, aga pikemas perspektiivis jääb sellest natukene väheseks. Ja ma kohe seletan sulle miks ja seletan ka, mida teha. Vaata, kui me räägime üleliigse glükoosi eemaldamisest, siis sa võid ette kujutada, et su lihas käitub nagu nuustik. Sarnaselt nuustikule, mis on ennast vett täis imenud ja ei saa enam lisavett juurde võtta, muutuvad lihased ainevahetuslikult väheefektiivseks, kui nende glükoosivaru on maksimumis. Kuidas siis seda glükoosivaru lihastes vähendada saab? Loomulikult olles füüsiliselt aktiivne ja tehes regulaarselt lihastreeningut ja aeroobset treeningut. Seega, kui me arutleme selle üle, mis vahe on madala kvaliteediga lihasel ja tervel hästi toimival lihasel, siis on see, kas sa teed regulaarselt jõutreeningut ja käid jooksmas või kõndimas või oled istuva eluviisiga ja vedeled diivanil. Ja muide, üks asi kõrva taha panekuks, puhkeolekus kasutavad lihased energiaks peamiselt rasvhappeid, mitte aga süsivesikuid, mis seletabki, miks füüsiliselt mitteaktiivse inimese lihastes ei teki piisavalt vaba ruumi, et need saaksid vereringest üleliigset glükoosi eemaldada. Kui sa teed lihastreeningut, siis ei ole su lihased ainevahetuslikult aktiivsed mitte ainult selle treeningu ajal, sel ajal siis, kui sa tõstad näiteks kangi või jooksed, vaid füüsilise aktiivsuse positiivne mõju lihastele kestab kuni 72 tundi pärast seda, kui sa oled treeningu lõpetanud. Ja kusjuures selline huvitav tõik, et kui sa ainult siis, kui sa oled füüsiliselt aktiivne ja koormad oma lihaseid, rakenduvad lihastes insuliinist mitte sõltuvad meetodid, mille abil toimetatakse glükoosi rakkudesse ja muudetakse samas ka lihased insuliinile tundlikumaks, mis tähendab lihtsalt öeldes seda, et kui sa hiljem teed sporti ja süsivesikuid tarvitad, siis on lihased valmis glükoosi kiiremini ja tõhusamalt vastu võtma. Lisaks glükoosi taseme kontrollimisel on skeletilihased meie organismi jaoks hädavajalikud ka aminohapete varu säilitajana. Mis tähendab, et kui sul ei ole piisavalt koguses hea kvaliteediga lihast, siis tekivad su organismis väga kiiresti väga tõsised probleemid, kui sul peaks äkki mingil põhjusel tarvis olema suuremat kogust aminohappeid, mida sul on väga-väga paljudeks asjadeks tarvis. Näiteks võib selline olukord tekkida vähkkasvajate diagnoosiga haigetel, kui neil tekib kurnatus ehk kaheksia, siis on üldteada, et see kaheksia on oluliselt suurema tõenäosusega üleelatav, kui sul on hea kvaliteediga lihased, kust organism saab kriisiolukorras olulisi aineid kiiresti kasutusele võtta. Lihaste kui elundkonna eripäraks on see, et me saame selle kvaliteedi tõstmiseks ise väga palju ära teha, kui me teeme regulaarselt lihastreeningut ja meie toit sisaldab ka piisavas koguses valku, mis on samuti väga oluline, sest kui meie organismi ei jõua piisavas koguses valkude koostisosaks olevaid aminohappeid, siis ei saa ka lihas olla terve ja ainevahetuslikult tõhus. Kui me vaatame eakaid inimesi, siis on nii elukvaliteedi, elupikkuse ja tegelikult kogu füüsilise ja vaimse tervise näitajate kõige selgemaks ja paremaks markeriks lihasjõud, mis on omakorda, mitte küll üks ühele, aga siiski seotud lihasmassiga. Küll aga on see otseselt seotud lihaste tervise ja kvaliteediga. Ma ei taha siin hakata arutlema sel teemal, et lihasmass ei võrdu 100% lihasjõuga, ei võrdu päris 100% lihaste tervise ja kvaliteediga. Aga kui me räägime üldisest lihaste kvaliteedist,
siis pannakse sellele alus juba lapsena. Ehk siis lihasjõuetus, mis viib su kõrgemas vanuses voodisse ja siis surnuaeda, ei ole nii tõenäoline, kui sa oled teinud korralikult lihastreeningut juba lapsena ja noores eas. Mitte kunagi, ma kordan, mitte kunagi, mitte üheski vanuses ei ole lihastreeningut alustada liiga hilja. Aga kui sa ei jäta seda nii-öelda viimasele hetkele, siis on tulemused ikkagi oluliselt paremad. Ja kurb tõde on see, et tegelikult sa ei peagi ootama kõrge vanuseni, et sul tekiksid tõsised füüsilise ja vaimse tervise probleemid. Isegi juhul, kui sa elad omast arust tervislikult, ehk siis teed pidevalt aeroobset treeningut, näiteks käid jooksmas, sööd peamiselt taimset toitu, mida kogu aeg propageeritakse, ehk elad siis nii, nagu ikka veel käibel olevad tervisekäitumise normid ette näevad, hakkab sul tegelikult juba keskeas ilmnema esimesi terviseprobleeme, kui sa ei tee sellele lisaks ka regulaarselt lihastreeningut. Ja eriti hull on tegelikult olukord siis, kui sa pead aeg-ajalt dieeti. Vaata, dieediga on see probleem, et kui sa ei tee dieedi ajal lihastreeningut, kusjuures sageli viiakse ka dieedi ajal lihastele ja kogu organismile hädavajalikud valgud toidus miinimumini, siis kaob su lihasmass ja lihasjõud eriti suure kiirusega. Ja üldiselt, oleme ausad, sa võid olla suht kindel, et umbes pool aastat või hiljemalt aasta pärast dieedi lõpetamist oled sa kaalu mõttes tagasi samas kohas, kus sa alustasid. Võib-olla isegi oled paar kilo veel juurde võtnud, aga mis on selle asja juures kõige hullem on see, et su lihasmass on varasemaga võrreldes väiksem. Ja sul ei ole tegelikult enam seda ainevahetuslikku kaitset, mida lihased varem pakkusid. Ehk siis võimalus, et sa lähed kiiremini paksemaks, sul tekib teist tüüpi diabeet ja su süda ja veresooned jäävad haigeks, on varasemaga võrreldes suurem. Ma ei ütle, et kehakaal ei ole oluline. Me teame väga hästi, et ülekaalulisus ja eriti rasvumine on madala elukvaliteediga otseselt seotud ja tõstab ka oluliselt erinevaid haigusriske. Ja ülekaalulistel inimestel, oleme ausad, kui nad ei tee lihastreeningut, on nende lihaste kvaliteet, ka juhul kui lihased on olemas, oluliselt madalam. Aga samas ma olen absoluutselt veendunud, et me oleme väga pikalt tervisest rääkides pööranud liiga palju tähelepanu ülekaalule ja liiga vähe tähelepanu lihastreeningule ehk siis meie skeletilihaste kvaliteedile. Võtame näiteks Tervise Arengu Instituudi, mille eesmärgiks on nende enese sõnul rahva tervishoiu teadustöö, haiguste ennetamise programmid ja tegevused ja terviseedendus. Kui ma vaatan neid teemasid, mida nad peavad oluliseks, ja oluliseks nad peavad ilmselt neid teemasid, mis nad on oma kodulehel kõige ees välja toonud, siis mina sealt lihastreeningult ei leia. Ja ausalt öeldes nende lehel peab ikka päris pikalt ringi surfama, enne kui sa komistad isegi kaudselt selle teemani. Ja ma ütleks tegelikult isegi niimoodi, et kui sa käitud Tervise Arengu Instituudi poolt välja pakutud juhiste järgi, mida iseloomustavad muuhulgas 20 aasta vanuste teadmiste põhjal üles ehitatud toitumispüramiid ja lihastreeningu kui sellise täielik eiramine, siis on väga suur tõenäosus, et 50-aastaselt oled sa ülekaaluline, diabeetik ja sul juba kas on südamehaigus või varsti see sul lööb välja. Me oleme praegu huvitavas olukorras, kus glükagoonilaadse peptiidi 1 retseptori agonistide, nende seas on kõige tuntum Ozempic ehk siis semaglutiid, suure populaarsuse ja kasutuse abiga oleme esimest korda aastakümnete jooksul tekitamas olukorda, kus meil on olemas toimiv vahend ülekaaluliste inimeste arvu vähendamiseks. Meile võib see meeldida või mitte meeldida, et neid preparaate laialt kasutatakse, aga neid hakatakse kasutama niikuinii ja see toob lõpuks sellise muutuse, mida ei ole väga pikalt suudetud teha. Ja kui Tervise Arengu Instituut oleks praegu tark ja tulevikku vaatav, nagu ta võiks ju ideaalis olla, eks ole, siis võiks need ressursid, mis läksid varem ülekaalulisuse ennetamisesse ja oleme kohe ausad, ütleme ära, et see töö ei ole andnud mitte mingisugust tulemust. Kusjuures ei meil ega ka mujal maailmas. Siis seataks Eestit tegelikult 20 aasta pärast selles vallas kogu maailmas eeskujuks, sest meie krooniliste haiguste näitajad paraneksid enneolematult kiiresti ja palju.
Selline teavitustöö on tegelikult praeguses olukorras väga oluline ka seetõttu, et kui sa kasutad Ozempicut või mõnda sarnast preparaati, siis sa kaotad lühikese aja jooksul palju kehakaalu, aga koos sellega kahjuks sa kaotad ka väga lühikese aja jooksul ja väga kiiresti lihasmassi. Ja ainus viis seda pidurdada on ravimi tarvitamise ajal tegelikult ka pärast seda teha regulaarset lihastreeningut. Sest muidu sa sisuliselt vahetad ülekaalulisusest põhjustatud terviseriskid ja hädad lihaskõhetumisest põhjustatud haiguste ja hädade vastu. Aga ma ütlen kohe ära, et ega Tervise Arengu Instituudi poolt sellist avalikku ja jõulist lihastreeningu propageerimist ei ole tulemas. Sest sellised Tervise Arengu Instituudi sarnased moodustised on väga pika juhtmega monstrumid. Ja seepärast sa pead olema ise targem ja tegema praegu ise targad otsused, mis tõstavad su elukvaliteeti nüüd ja tulevikus. Ja et võib-olla tulla natukene selle keerulisema jutu pealt pärisellu, ma lihtsalt toon sulle mõned näited, mis panevad lihastreeningu ja lihaste olulisuse sinu jaoks ajalisse raamistikku. No ütleme, kui sa oled 10-aastane, eks ole, ja ei tee lihastreeningut, siis ei juhtu kohe absoluutselt mitte midagi. Lihtsalt sa ei ole erinevatel spordialadel nüüd ja tulevikus nii võimekas, kui sa võiksid olla, sest su närvisüsteem ja lihased ei õpi omavahel korralikult suhtlema ja ka ei teki sul organismis piisavalt lihasrakke, mida sul tulevikus hädasti vaja oleks. Kui sa oled 20-ndates ja 30-ndates ja ei tee lihastreeningut, siis ei pruugi sa ka tegelikult veel laias laastus mitte midagi märgata. Lihtsalt energiat on vahest vähe ja just seal 30-ndate lõpupoole hakkad tundma, et sa oled nagu 6-käiguline sõiduauto, millel 6 käik enam hästi ei tööta, ei lähe sisse. Kui sa ei tee lihastreeningut 40-ndates ja 50-ndates, siis tuleb sul peagi tõsine jutu ajamine oma arstiga. Ja arst ütleb sulle, et kallis patsient, kahjuks te olete diabeedieelses seisundis või olete juba selles seisundis, et me peame teile see diagnoosi panema ja selleks, et elus püsida, et teie elukvaliteet oleks enam-vähem normaalne, peate hakkama võtma tablette. Lisaks on sul vähem energiat ja nüüd kipub sul aeg-ajalt kinni kiiluma juba ka 5. käik. Sa ütled endale, et see on normaalne, et ma ei ole enam 20, et ma ei saagi olla nii energiline ja jõuda kõiki asju teha, aga tegelikult on see jama. Sellepärast, et kui sa oleks teinud korralikult lihastreeningut, siis sul seda probleemi ei oleks. Kui sa ei tee lihastreeningut 60+ vanuses, siis sa märkad aina sagedamini, et sa ei jaksa enam teistega igapäeva tegemistes sammu pidada. Su igapäevased tabletikogused on muutunud päris suureks, sest tugevat ja toimivat lihaskonda sul ei ole ja seega on sul tekkinud mitmed ainevahetuslikud haigused ja oma löögi on tegelikult saanud ka süda- ja veresooned. Tõenäoliselt saad sa kusagil siinkandis esimese infarkti, võib-olla sa saad sellest teada alles hiljem. Ja kui sa ennast võrdled inimestega, kes on teinud ja teevad regulaarselt lihastreeningut ja näevad millegipärast sinust 20 aastat nooremad välja, siis on sinu elukvaliteet nende elukvaliteediga võrreldes oluliselt madalam. Ja kui sa jätkad lihastreeningu eiramist, siis su elukvaliteet alaneb veel kiiresti, su abitus süveneb kiiresti ja lõpuks sa ei suuda enam voodist ennast püsti ajada koos kõigest selle tulenevaga. Sa paiguta nüüd ennast siia sobivasse vanusegruppi ja mõtled, kas sa tahad, et su elu on selline, nagu ma praegu kirjeldasin. Lihastreening, mis on sobilik ja hädavajalik nii meestele kui ka naistele ja igas vanuses ja eelistatavalt jõusaalis ja eelistatavalt alguses personaaltreeneri juhendamisel on kõige odavam ja tõhusam viis vähendada raskete ainevahetushaiguste riski ja olla pikemalt terve ja tegus. Vot nii olulised on need lihased, polekski arvanud, on ju. Jõusaalis näeme!